tere tulemast! Tänases osas võtame ette ühe sõna, mida kuuleb absoluutselt kõikjal, aga mis see tegelikult tähendab? See sõna on neoliberalism. Kas see on mingi konkreetne poliitika? Või on see ideoloogia? Või äkki lihtsalt sõimusõna, mida poliitikud armastavad üksteise pihta loopida? No vot, süveneme sellesse ja vaatame, mis selle sildi taga tegelikult peidus on. Jah, paljudele meist kangastub selle sõnaga kohe pilt ette. Süsteemist, mis tundub kuidagi viltu olevat. Teate küll, hiiglaslikud korporatsioonid, aina kasvav ebavõrdsus. Aga küsimus on, kas see oligi algusest peale nii mõeldud? Nii et asjast sotti saada, lähme samm-sammult. Kõigepealt, kuidas see idee sündis, justkui ravikapitalismile. Siis vaatame, kuidas see teelahkmele jõudis, seejärel uurime, kuidas tekkis nii nimetatud rantieeklass ja lõpuks küsime, kas me elame nüüd mingisuguses neofeudaalses maailmas. Alustamegi siis päris algusest. Okei, esimene osa, et neoliberalismist aru saada peame ajas tagasi rändama. Ja mitte natukene, vaid otse hetke, mil kogu maailma majandus oli, täiesti põlvili. Nagu siit näha, kõik sai alguse sellest paugust 1929. aastal Wall Streeti krahh ja suur depressioon. Süüdlane leiti kiiresti. See oli laissez-faire liberalism, ehk siis see idee, et riik ei tohiks üldse majandusse sekkuda. See šokk oli nii suur, et 1938. aastal tulid Pariisis kokku tolle aja helgemad pead, et leida mingi kolmas tee. Ja pange tähele, nende eesmärk polnud turgusi veel rohkem valla päästa, vaid vastupidi. Nad tahtsid liberalismi reformeerida, et sellist katastroofi enam kunagi juhtuks. Ja lõpuks aastal 1947 vormistati see liikumine Šveitsis ametlikult Montpellerini seltsiks. Nende algne eesmärk oli seega tegelikult päästa liberalism iseenda käest. Mõtte oli luua tugev riiklik raamistik, mis hoiaks turud ohised, et nad end uuesti ära ei hävitaks. Otsiti seda kuldset keskteed täieliku kaose ja täieliku riigikontrolli vahel. Aga siin läks asi keeruliseks. See uus ja ilus kolmas tee lagunes peaaegu kohe tükkideks. See polnud mingi ühtne selge idee. Ajaloolane Thibaut Grass on seda väga tabavalt nimetanud konkureerivate nägemuste uduks. Ja selles udus joonistus välja kaks põhilist leeri. Ühel pool olid sakslased, ordoliberaalid. Nende jaoks oli suurim oht monopol. Nende meelest pidi riik olema nagu tugev jalgpallkohtunik, kes hoolitseb, et mäng oleks aus ja keegi ei saaks liiga võimsaks. Teisel pool aga Austria koolkond. Nende jaoks oli suurim koll hoopis riik ise. Nemad kartsid, et igasugune sekkumine, isegi kui see on heade kavatsustega, on libe tee, mis viib lõpuks vabaduse kaotuseni. Nüüd tekib loogiline küsimus, eks? Kui see liikumine oli nii kahestunud, siis kuidas juhtus, et üks neist suundadest, just see Austria koolkonna oma, muutus nii domineerivaks? Ja siin jõuamegi majandusteadlase Michael Hudsoni väga terava kriitikani. Tema väidab, et see versioon, mis lõpuks võitis, on tegelikult midagi hoopis muud, kui algselt plaanis oli. Hudsoni argument on päris radikaalne. Ta ütleb, et see, mida me täna neoliberalismiks kutsume, on tegelikult vasturevolutsioon selle vastu, mida klassikud nagu Adam Smith tegelikult tahtsid. Nende jaoks tähendas vaba turg midagi väga spetsiifilist. See pidi olema turg, mis on vaba millestki, mida nimetatakse majanduslikuks rendiks. Okei, mis asi see majanduslik rent siis on? See on lühidalt öeldes teenimata tulu. Mõtle nii, see on sissetulek, mida sa ei saa uute asja loomisest või teenuste pakkumisest, vaid lihtsalt sellest, et sa omad midagi. Näiteks omad maatükki, mille väärtus hüppab lakke, sest linn ehitab sinna kõrvale uue metrojaama. Või omad patenti, mis annab sulle monopooli. Sa ei loo uut väärtust, sa lihtsalt kogud tulu oma omandi pealt. Klassikalised majandusteadlased pidasid seda parasiitlikuks. See on kulu majandusele, mis ei anna midagi vastu. Ja siin ongi see konks. See neoliberaalne vasturevolutsioon, nagu Hudson seda kutsub, pööras selle kõik pea peale. Selle eesmärk polnud enam turgu vabastada rendihäitjatest, vaid vastupidi, luua turg, mis on vaba just neile rendihaitjatele, ehk siis võimalikult vähe makse ja regulatsioone sellele teenimata tulule. Hästi, liigume edasi ja vaatame, millised on siis selle rendi jahtimise tagajärjed, ehk teisisõnu, mis juhtub majandusega, kui tootmise asemel saab peamiseks eesmärgiks just see rendi kogumine. Hudsoni järgi on tagajärged päris sünged. Esiteks, finantsialiseerumine. Raha tehakse rahast, mitte asjade tegemisest. Teiseks, deindustrialiseerumine. Tootmine kolib ära, sest kapitalil on lihtsam jahtida kiiret finantstulu. Kolmandaks,
varade inflatsioon, aktsiate ja kinnisvara hinnad kihutavad eest ära palkadest ja majanduse tegelikust toodangust. Ja lõpuks võlaorjus. Suur osa elanikkonnast on pidevalt finantssektorile võlgu. Fookus liigubki ära uute tehaste ehitamiselt ja töökohtade loomiselt sellistele asjadele nagu aktsiate tagasiostud või kinnisvaraga spekuleerimine. Jah, see toob omanikele suurt tulu, aga reaalmajandusele ei pruugi see midagi anda. Ja see diagramm siin näitab seda moonutust päris hästi. See rikkus, mis tekib lihtsalt varade omamisest, hakkab ühel hetkel olema palju-palju suurem kui see rikkus, mis tekib reaalsete asjade tootmisest või teenused pakkumisest. Ja siin on üks päris šokeeriv number, mis seda illustreerib. Üle 90%. Just nii palju on S&P 500 suurfirmad viimastel aastatel oma kasumist kulutanud millele? Aktsiate tagasiostudele ja dividendidele. Mitte niivõrd uutesse tehastesse, teadusarendusse või töötajate palkadesse. Ja see defineeribki kasvu täiesti ümber. Me vaatame SKT numbreid ja mõtleme, et majandus kasvab, aga need numbrid võivad olla petlikud, sest kasvuks loetakse ka finantstehingute tasusid ja kinnisvara hindade tõusu. Nii et siin ongi see kriitiline punkt. Paberil justkui kõik kasvab, aga tegelik tootmisvõimekus võib samal ajal hoopis kahaneda. Hobsoni ja teiste sarnaste kriitikute jaoks pole see enam see vana hea tööstuskapitalism. Nende jaoks on see tagasiminek millegi feodaalse sarnase juurde. Süsteem, kus väike omanike klass sitsast imeb rikkust ülejäänu rahvalt. See ongi see, mida nad kutsuvad neofeodalismiks. Süsteem, kus võim ja rikkus tulevad võtmetähtsuse varade kontrollimisest, mitte uute asjade loomisest. Nii et teeme kokkuvõtte. Me oleme näinud, et neoliberalism sündis soovist liberalismi päästa, aga lagunes kohe erinevateks nägemusteks ja see versioon, mis lõpuks peale jäi, on kriitikute arvates loonud midagi hoopis teistsugust, mis jätabki meid selle viimase päris provokatiivse küsimuse juurde.